Tegelikkuses ma mõtlesin ikkagi, et küll tuleb mõni leke midagi niukest. Ütleme niimoodi, selle süsteemiga nüüd on mul ka natukene rahulikum selle koha pealt, et tegelikkuses ma mõtlesin ikkagi, et küll tuleb mõni leke midagi niukest. Nii? Aga praegusel hetkel on head maa alla. Siis tehniliselt sul on ju, sa ei tee välja tellingut lõpuks. Sul hea on, kui sa raketise kätte saad seal põhimõtteliselt. Siis mine saada inimene sinna tööle juba, see on tööohutuse teemad, asjad, jutud, kõik, et ja pane selle 2-komponentset hüdrot seal või siis on see, et hakkan mingi membraani kleepima. See on ju kontrollimatu tegevus. Ja pärast membraani kleepimist tuleb mingisugune mees, kes hakkab pinnast tihendama, täitma, siis lõhub selle membraani ära ja pärast on lõputu vaidlus ja membraaniga ongi see, et kui kuskil on auk sees, siis see vesi saab läbi, see saab membraani taha ja sellest on siuke peavalu, et... No, kui ta ei ole ka korralikult kinni, siis ta hakkab jooksma kuskil seal mööda seina vahet ja... Ongi see, et kogu see profiil kaitseb vee eest, vesi on väljas. Ei, see on suunatud tegevus lihtsalt, et sa saakski veekindla lahendusena. Jah. Ongi absoluutselt ja asi toimib. Aga nüüd siis ei karda seda lahendust kasutada, ma saan aru. Ei no, vaata, see on see, kõigil meil on ju mingisugune eelarvamus teatud asjade suhtes. On siuksed, et sa ei ole nagu, kui sa ei ole kokku puutunud, sa ei tea, proovid ära rahumajas, on ju. Ehitus on hästi konservatiivne ala, on ju. Ja sa oled terve elu teinud, on ju, ja siis tuleb üks Indrek ja räägib, et kuule, aga meil on uus lahendus. Ja mis on tegelikult, vaata kui kiire see on. Vaata kui kiiresti võrdsus, kui sa oleks pidanud siia kasutama hüdroisolatsiooni. 21 aastat tagasi ehitasime, või siis Selander ehitas Rohelisel Aasal kortermaja ja seal oli siis klassikaline membraan kasutades. Seda põrandapinda või seal olla umbes 1000 ruudumeetri jagu, eks? Ega jah, võis olla. Pluss miinus seal 1000 võib-olla natuke peale. Selleks, et seal hüdroisolatsiooni paigaldada, oli meil mingisugune 10-15 inimest vähemalt. Tööd oli vaja teha nii kiiresti ja nädalavahetusel ja ma ei tea mida kõike. Tänases lahenduses ma arvan, et selleks, et see on umbes sama suur, võib-olla natuke väiksem on see maja, seal on suurem. Aga siin võis kuluda inimtöötunde nende profiilide paigaldamisele heal juhul ühel inimesele 2 päeva ja kogu muusika. See oli töö üks osasid ja sul see pleki paika panek. Kõige suurem oli selle rulli ära toomine kuskilt soojakust.